jah, Levadia olümpikoolipett ning Viljandi jalgpalliklubi Tulevik, kui ka kaitseliin Kaleviast oleks võinud. Skoor on 3-0. Siis on 5-0 ja teise värava tänases kohtumises lööb number 27 Taavi Rask. Skoor aina kasvab ja Rakvere tagasi juhtimas Evald Tipneri karikasarja 1-32 finaali. Kohtumise seis on 8-0. Ja tõsi ta on, tablool said selle tabamusega numbrid otsa, seis on 9-0. Kolmel Klettenberg, no tihtilugu juhtub nõnda, et karikasarjas sünnib imesid ja nõrgemad suudavad tugevamatele hambaid näidata. Täna Ambla vallameeskonnal Rakvere Tarva vastu paraku niimoodi ei läinud. Selles mõttes jah, et nii-öelda võiduvõimalust nagu ei tekkinud, see põhimõtteliselt likvideeriti siin, või mis võidu, ütleme viigi võimalust isegi. Juba vist 3. minutil löödi esimene värav ära juba, et algus läks selles mõttes nagu üsna kehvasti. Aga ütleme, et jah, et siin, ega olgem ausad, ega siin ei saanudki väga võitu tahta ja viiki loota, et eks ta oli arvata, et raske mäng tuleb, et nii ta läks. Ambla vallameeskond pusib seal 3. liiga idapiirkonna tabeli lõpus. On lootus sealt soost välja ronida ka hooaja lõpuks? No sohu nagu tahaks jääda hooaja lõpuni, aga selles mõttes meil on väga palju kodumänge ees. Et kindlasti meil nagu eesmärk on sealt nii-öelda lõpust välja pääseda, kui tabelit vaadata, et ega see läheb üsna raskelt, sest et Tarvo Tuubel on küll meie ees, aga siis tuleb ju väike vahe sisse, et seal on nagu siuke läheb pusimiseks, aga eesmärk on kindlasti jah, et sealt ütleme top viimase 2 seast nii-öelda ülespoole ronida, et just kodumängu toel, et seal me oleme tegelikult kõigile suutnud hambaid näidata, kui meil koosseis nii-öelda normaalne, et seal jälle hakkab see asi rolli mängima, aga loodame, et mehed tulevad kokku ja et saame nii-öelda kõigile hambaid näidata ja siis ka nii-öelda vastavalt tabelist kõrgemale tõusta. No kui palju tänases karikamängus, ütleme, Ambla vallameeskonna ridades selliseid arvestatavaid tegijaid puudu oli? No nüüdseks on meil registreeritud 29 mängijat. Et kui me tuleme 13 kesti nii-öelda mängule, et siis kindlasti on neid puudujääke päris korralikult. Et no ütleme, üks 5-6 mängijat kindlasti, kes nagu oleks siin suutnud täna ka võib-olla üht-teist nii-öelda rohkem meie kasuks kallutada, aga noh, nii see paraku on amatööri võistkonnaga nii-öelda mängudel käimine, et siin need koosseisu probleemid on meil terve hooaeg siuksed suureks nii-öelda pinuks silmas olnud, et vaatame, et eks on näha, aga ma arvan, et kui siin eks muidugi nagu igaüks, kes nii-öelda vaatab mängijate nimekirja, et teatavasti Meelis Rova ka meil seal mängija, et
tema nüüd järgmine mäng tuleb kohale, et eks siis vaatame, et äkki siis saame nii-öelda tabeli eesotsas olevat meeskonda ka kodus hammustada, et teeme näeme. Just. No madalama liigade meeskondadel tihtipeale koduväljakud väga suurempärased ei ole, Amblas ma tean, on korralik muruväljak, et mis on see motivaator, mis motiveerib meeskonda Evald Tipneri karikasarjas näiteks hästi mängima? Lisaks sellele, et saab teinekord väga heal staadionil mängida. Vot see ongi just see, ütleme, madalate liigade meeskonda motivatsiooni see nii-öelda mis meid motiveerib, ongi see, et saab mängida nii-öelda tugevate võistkondadega, eks ju. Muidugi ideaalne oleks, kui seda saaks kodus teha. Nagu sa ka ütlesid, et meil on tõesti hea väljak, mille üle nii-öelda uhkust tunneme, et seal meil, kes hooldab seda platsi, on väga head tööd teinud. Ja isegi siin nii-öelda Järvamaal ma ütleks isiklikult, et ütleme pärast Paide staadionit, ütleme paremalt teine staadion. Aga just, et ennekõike, et miks seda mängida, seda karikasarja ongi see, et saabki siin nagu tänane mäng ongi, et saab nii-öelda tugevate vastastega mängida, just meie noortele on see nii-öelda motivaatoriks, et miks on vaja üldse jalgpalliga tegeleda, et see nagu justkui annab neile sihi, kuhu poole pürgida tulevikus, et just olla vahel ükskord see seal võistkonnas, kes nii-öelda ise mängib esiliigat ja tulevad seal 3.-4. liiga satsid vastu, et ma arvan, see on see, miks nagu sellest tasus osa võtta ja miks me seda ka teeme. Aga tänud, Kalmer, edu hooaja viimases faasis ja loodame, et saame hooaja lõpetada teadmisega, et kõik läks hästi. Just, aitäh! Rakvere Tarva kapten Kaarel Saar, tulemus ilmselt oli õiglane, peegeldas seda tõelist jõudude vahekorda, mis Rakvere Tarva ja Ambla valla meeskonna vahel praegu on? No jah, võib nii öelda. Meie eesmärk oli mitte just nüüd seisu peale mängida, vaid pigem ise hästi mängida, proovida palli hoida, teha oma kombinatsioone niimoodi. No, Tarvast ootab ees üsnagi selline raske hooaja lõpp, sellised eeldatavasti tasavägised mängud Vändras, Tallinnas Kalevi vastu ja Nõmme Kalju Tuubli vastu, enne kui taas kodumurule tulete. Nendest mängudest vist alla võidu ei saa mõtteid heietada. Jah, nagu iga aastagi, ka see aasta on esiliiga väga ühtlane. Igaüks võib igaüht võita ja tabeli viimane võib võita tabeli esimest. Meie eesmärk igas mängus on ikkagist võit, ükskõik kes vastane ka poleks. Proovime oma head mängu näidata ja ka võita see mäng. No, Valeri Bondarenko ütles ühes eelnevas intervjuus, et Tarvas on leidnud sellise hea optimaalse koosseisu, et põhimehed on rivis, siis kõik asjad sujuvad. Kuidas sa ise rahul oled? Jah, põhimõtteliselt täna oli ka siuke optimaalne koosseis, kõik olid kohal, pallikus päris hästi, lõime niimoodi, kas just iluväravad, aga vähemalt ilusate kombinatsioonide tulemusel väravaid. Kiidaks ka Ambla võistkonda, nad ikkagist võitlesid lõpuni ja tänusõjad ka neile head mängu eest. No kui nüüd läheb loosiratas jälle keerlema Evald Tipneri karikasarja järgmise ringi vastased, keda sina sooviksid vastaseks? Me loomulikult eeldame ja loodame väga, et me saame jälle mängida kodustaadionil oma kodupubliku ees. Ja ma ise loodan ka, et saaks koduväljakul mängida, et muru on väga hea, kiidan hooldust ning keda vastaseks võtaks siis kedagi kõrgliigast, pigem jah kodus siin mängida nendega, Flora või Levadia või Kalju või. Aga igaühega, kes vastu tuleb, on nagu nii raske mäng ja proovime endast parim anda. Tänud, Kaarel, ja head hooaja jätku sulle! Aitäh! Evald Tipneri karikasarja Rakvere Tarva ja Ambla valla meeskonna vahel on lõppenud. Rakvere Tarva sõitis 10-0. Täname pealtvaatajaid. Soovime edu koduvõistkonnale, keda ootab ees üsna raske mängude seeria. Pühapäeval 16. augustil ollakse Vändras vastamisi sealse vaatlusega. Kolmapäeval 19. augustil ootab Tarvast ees Tallinna keskstaadionil jalgpalliklubide